No hinnameditsiin üldse vaatleb kõiki asju läbi tasakaalu, läbi yin-yang printsiibi, igas ühes on mingi, et innis on alati yangi alge, nad ei ole kunagi nagu täitsa üks äärmus, alati on ja ta on kogu aeg muutumises, ehk siis tegelikult tasakaal. Ütleme siis, kui ma nüüd ütlen sellesse tavakeelde, siis mitmekesisus. Jah, ja ikkagi kõik. Ei ole äärmusi hinnameditsiinis. Aga küll vaatab ta iga inimest individuaalselt. See, mis on näiteks on teatud sümptomid, millal toortoit ja igasugune smuutindus on täiesti keelatud. Et see ei ole üldse okei. Siis vaadatakse ka läbi aastaaegade, et mis on aastaaeg, seda toidu osa. Ja kui ta tuleb ikkagi see, et tal on mingi sümptom, siis vaadatakse selle diagnoosi põhiselt siis, et kui on mingi neeruinninõrkus või maksaenergia on seiskunud, siis igal ühel on oma vastavalt siis toidud, söömise rütm, mismoodi neid asju teha, et siis need on ka, et mida ma siis teraapias siis koos käime läbi ja ma annangi inimestele toiduained ja minu jaoks on veel ka oluline see, et inimene ei peaks väga palju oma elu stiilis ja rütmis muutma. Et see oleks lihtne, sest söömine peaks olema lihtne. Söömine on tänapäeval läinud kõige keerulisemaks asjaks, selleks on tehtud teadus. Ma tahaks minna, et inimesed jõuaksid tagasi sinna, et söömine on kõige loomulikum tegevus, kõige lihtsam ja kõige mõnusam tegevus.